ühegi muu sees ei ole päästet, sest ei ole antud taeva all inimestele ühtki muud nime, kelles meid päästetakse. Nii on kirjas piiblis ja see nimi on Jeesus Kristus, kellest meie kohe laulame ja temast ka meie palju tahame kõneleda, rääkida. Laulame 2 laulu, mis on nimest Jeesus. 44, kas tunned seda imeaulist nime, ja 59, su nimi Jeesus armas on.
Tere hommikust, armas kogudus! Alustame alguspalvega. Loeme üheskoos tänaseks antud meile kalendri kirjakohad. Loeme kõigepealt psalmide raamatu 34, psalm 2-15. Ma tänan Issandat igal ajal, alati on tema kiitus minu suus. Issandat kiitleb mu hing, viletsad kuulevad ja rõõmutsevad. Ülistage Issandat koos minuga ja tõstkem üheskoos kõrgeks tema nimi. Ma otsisin Issandat ja tema vastas mulle ning tõmbas mu välja kõigist mu hädaohtudest. Kes tema poole vaatavad, säravad rõõmust ja nende palgele ei tule kunagi häbi. Siin see armetu hüüdis ja Issand kuulis ning päästis tema kõigist kitsikustest. Issanda hingel on leerina nende ümber, kes teda kardavad, ja ta vabastab nad. Maitske ja vaadake, et Issand on hea, õnnis on mees, kes tema juures pelgupaika otsib. Kartke Issandat, teie tema pühad, sest neil, kes teda kardavad, ei ole millestki puudust. Noored lõvidki väsivad ja on näljas, aga kes Issandat otsivad, neil ei puudu mingit head. Tulge lapsed, kuulge mind, ma õpetan teile Issanda kartust. Kes aga oled, kes hea meelega elaksid ja armastad elupäevi, et näha head põlve? Hoia oma keelt kurja eest ja oma huuli pettust rääkimast. Hoidu kurjast ja tee head, otsi rahu ja nõua seda taga. Lugemine õpetussõnast 9. peatükk 1-6. Tarkus ehitas enesele koja, raius oma 7 sammast. Ta tappis tapaloomad, segas veini, kattis lauagi valmis. Ta läkitas oma teenijat ja laskis hüüda linna küngastel. Kes on kogenematu, pöörduge siia. Napi arulisele ta ütles, tulge sööge mu leiba ja jooge mu segatud veini. Jätke maha rumalus, et jääksite elama ja käige arukuse teel. Aamen, see on Jumala sõna. Tõuskem ja lugegem evangeeliumi üheskoos Johannese 6:51-58. Mina olen taevast alla tulnud elav leib. Kui keegi sööb seda leiba, siis ta elab igavesti ja leib, mille mina annan, on minu liha. Ma annan selle maailma eest. Sellest tõusis juutide keskel suur tüli. Nad küsisid, kuidas saab tema anda meile süüa oma liha. Jeesus ütles neile, tõesti, ma ütlen teile, kui te ei söö inimese poja liha ega joo tema verd, ei ole teie sees elu. Kes minu liha sööb ning minu verd joob, sellel on igavene elu ja mina äratan ta üles viimsel päeval. Sest minu liha on tõeline roog ja minu veri on tõeline jook. Kes minu liha sööb ning mu verd joob, see jääb minusse ja mina temasse. Nii nagu elav isa minu on läkitanud ja mina elan isa läbi, nii elab ka see, kes mind sööb minu läbi. See ongi leib, mis on alla tulnud taevast, see ei ole niisugune leib, mida teie isaisad sõid ja surid. Aga kes seda leiba sööb, elab igavesti. Aamen, see on Jumala sõna. Võtame palvesse kaasa Hiiumaa kristliku missiooni koguduse, Koeru vabakoguduse, Meiuste EKP koguduse, Mustvee Betania koguduse ja sellise baptisti koguduse, kellel on 80. aastapäev, kus ka meie esindame, seal meie kogudus esindab eesotsas Mihkliga laulu ja muusikat. Ikka palvetame eestpalve Valjala koguduse eest. Õnnistame ka sünnipäevalast Heldi Truuverit. Nõnda samuti palume Heino tervise eest, keda palub ema Helbe tema luude hõrenemise tõttu. Ja meie palvetame.
Kallis Jeesus, aita pattu kahetseda, meelt parandada ja Kristusesse uskudes astuda sinu riiki. Sa hoolid meist, sa märkad ja tead kõik. Päästa meid, et jääksime alles ja oleksime hoitud igaveseks eluks. Issand, õnnista siis neid kogudusi, mida ma nimetasin. Õnnista neile palun ikka rahvarohkeid teenistusi, eriliselt siis sellise kogudust, kus on 80. aastapäev. Õnnista meie koguduse esindust, kes laulavad ja jagavad sõna seal, ja palun neile turvalist teekonda koju peale teenistust. See on igatahes väga pikk tee tulla. Ja palume ka eestpalvet Valjala kogudusele, ja et seal oleks ka kõik ilusti ja kenasti. Õnnistame sünnipäevalast Heldit Ruuverit ja palume talle pikka eda ja tervist ja jõudu edaspidiseks. Palvetame Heino tervise pärast, kellel on luu hõrenemine ja üldine liigeste põletik. Issand, sinu käes on kõik võimalik. Issand, tervenda teda. Seda palub tema ema Helbe. Ja palume jätkuvalt ka teiste inimeste tervise pärast, kellel on probleeme sellega nii vanemas eas või nooremas eas. Palun tervenda nemadki. Sinu võimsal nimel. Aamen. Ma tahan laulda päästja armust, laul 108, ja siis on meil sõnum öelda Kaimaril.
Tere, head sõbrad, siis minu poolt polegi ammu siin ees olnud. Natuke võõras juba tundub. Aga võib-olla teeks üks väikese sellise, võib-olla, kes vahest on võib-olla sellised uued kuulajad, et mis see siis Kristuse liha ja veri siis nagu, et kas siis tegemist on kannibalismiga või midagi. Kuna see on sümboolne tähendus, siis see on nagu verel ja lihal on nagu oma sümbolne tähendus, siis veri sümboliseerib veini ja liha sümboliseerib siis leiba. Nagu meil on see püha sööma ja kord, siis seal on kõik see sümboolne tähendus. Me ei hakka päriselt inimesi sööma, see on nagu lihtsalt infoks, et kui kellegi juhtub kuulajatest olema, et tegu on veidrate isikutega, siis ei, kõik on korras. Aga minu mõte ei ole täna mitte rääkida leivast ega veinist, vaid et poolik tõde on vale. Ja vaata, üks asi on see, mida Jeesus tuli rääkima, oli see, et tuli rääkima maailma täielikku tõtt, mitte osalist tõtt. Ja kahte vihjet võib siis lugeda Johannese 15:15 ja Apostlite 20:27, kus siis mõlemad isikud ütlevad, et ma tulen rääkima kõike, mida Isa on mulle öelnud, ja apostel Paulus ütleb, et ma räägin kogu Isa tahtmist, mis mulle on antud. Ja vaata, kogu tõde on meid siin maailmas päästmas. Kui me poolikult kuulutame, siis inimestel on kiusatus rääkida asjadest, mis on meeldivad asjad, aga mitte meeldivatest asjadest meile ei meeldi väga rääkida. Aga aidaku meid Jumal selles, et me ei teeks seda kurja, vaid rääkigem kõigest. Ausalt ja otsekoheselt, sest et parem on valus tõde kui meeldiv vale. Sest meeldiva valega võite inimesi hoopis palju suurema kahju tekitada kui valusa tõega, sest valus tõde võib teha korraks haiget, aga ta ikkagi tuleviku mõttes ta säästab palju rohkem. Nii et olge julged. Kui on vajadus rääkida, siis teegime oma suud lahti. Näiteks, meie esiisa Abraham, oma elus oli lugu, mis juhtub siis, kui me poolikut tõde, mis siis juhtub, kui me sellist poolikut tõde nagu räägime. Üks lugu on siis Moosese 1. Moosese 12:10-20. Ma loen selle kõik ette. Aga maal oli nälg, siis Abraham läks alla Egiptusesse, et seal elada võõrana, sest maal oli suur nälg. Ja kui ta minnes Egiptusele ligines, ütles ta oma naisele Saaraile, vaata, ma tean, et sa oled ilusa välimusega naine. Aga kui egiptlased sind näevad, ütlevad nemad, see on tema naine, siis nad tapavad minu, aga sinu jätavad elama. Ütle siis, et oled minu õde, et mu käsi sinu tõttu võiks hästi käia ja mu hing sinu pärast ellu jääks. Kui Abraham jõudis Egiptusesse, siis nägid egiptlased, et naine oli väga ilus. Ja kui Vaaro vürstid teda nägid, siis nad ülistasid teda Vaaraole ja naine võeti Vaaro kotta.
Vaarao tegi Abrahamile tema pärast head. Ta sai lambaid ja kitsi, veiseid ja eesleid, sulaseid ja teenijaid, emaeesleid ja kaamleid. Aga issand nuhtles Vaaraod ja tema koda suurte nuhtlustega. Saarai Abrahami naise pärast. Siis Vaarao kutsus Abrahami ning ütles: miks sa mulle seda tegid? Miks sa ei teatanud mulle, et ta on sinu naine? Miks sa ütlesid, ta on minu õde, nõnda, et ma tema enesele naiseks võtsin? Aga nüüd, vaata, seal on su naine, võta tema ja mine. Ja Vaarao andis tema pärast meestele käsu, et nad saadaksid minema tema ja ta naise ja kõik, mis tal oli. Nii. Kallid, vaadake, mis juhtub. Esialgu Abrahamiga ei juhtunud midagi. Ta justkui sai õnnistuste osalisteks, talle anti lambaid, asju, värki. Kõik toimis nagu tema kasuks. Aga kes nuhelda sai? Maailm sai nuhelda. Seepärast, kallid, kui me kogudustena kuulutame poolikut tõde, siis maailm saab nuhelda. Maailm saab nuhelda, sest maailmal ei ole tõde, kust kinni haarata. Nii et tänane oluline roll on meil rääkida täitet, sest meie kätes on täna see, kas maailm saab nuhelda või mitte. Ja see on täpselt näitelugu. Vaarao koda sai nuhelda Abrahami vale pärast. Kui nüüd meie usuisa mingi kartuse pärast ei julgenud rääkida, kuigi see kartus oli seotud oma eluga ning mõtles, et niimoodi on kergem ja parem läbi saada ja rääkida poolikut tõde. Aga keda nuheldi ikkagi? Vaarao koda nuheldi. Milleks nuheldakse seda maailma ümberringi? Tuleb selle peale mõelda. Miks nuheldakse seda maailma täna siin ümberringi? Sest poolikut tõde me räägime. Tõtt tuleb rääkida. Ja tõde me ei saa eirata. See on Kristuse üks põhialus. Täpselt nii, nagu igal asjal on põhialus, nii peaks olema ka meie usuelus üks alus on tõde. Ja kui me tõest kinni haarame, siis on maailmal ka samamoodi kuskilt kinni haarata. Kuigi ta on valus, aga ta säästab palju. Nähtavasti on see, et meie Jumala lastena kuulutame poolikut tõde. Me ei julge ütelda, et me räägime mingit ilusat juttu. Tegelikult tuleb kõike rääkida. Kõike ausalt ja otse, ka siis, kui ei meeldi midagi. Ja seepärast, kui kogudus kuulutab selles maailmas osalist tõde, oleme nuhtluseks siin maailmas, oma linnadele, oma riigile, töökohtadele või kus iganes me oleme, seepärast ärgem tehkem ka mitte sellist kurja. Me peame tunnistama ja rääkima seda, mida me oleme, et me oleme kihlatud Kristusele. Nii nagu abielus peab toituma tõele, usaldusele, lojaalsusele, nii oleme ka Kristusega ühendatud, kihlatud, siis meil tuleb rääkida kõik asjad, meil tuleb kõik ära rääkida. Midagi ei tohi jääda varjule ega peitu. Me peame oma positsiooni välja rääkima.
Mis positsioon meil on täna Kristusega? Kas me julgeme välja rääkida? See on ka minu küsimus täna. Ma ei taha teile panna koormat peale, vaid see on ka minu üks väga suur ülesanne. Et vahest käime ja me oleme väga usklikud. Jah, et vahest käime võib-olla kirikus ja oleme väga usklikud. Aga ütled just, et oled väga usuinimene ja usud Jumala poega ja oled temaga kihlatud. Aga sul peab olema kindlad plaanid, see ei saa olla oletus, vaid sul on kindlad plaanid. Jah, nii ongi. Mul on kõik plaanid paigas, kõik on korras. Tulevik on juba ette nähtud, kõik on paigas ja me peaksime selle peale mõtlema. Kahtlused on küll, jah, mõni ütleb, et kahtlused tulevad, eks. Aga selles kohas võiksime ikkagi olla kindlad. Seega aga teist korda juhtus täpselt sama lugu. See on nüüd 1. Moosese 20 peatükk. 3 salmi. Ja Abraham siirdus sealt lõunamaale ning asus elama Kaadesi ja Suuri vahele. Ta elas Geraris võõrana. Ja Abraham ütles oma naise Saara kohta, ta on minu õde. Siis Gerari kuningas Abimelek läkitas järele ja võttis Saara. Aga Jumal tuli Abimeleki juurde öösel unes ja ütles temale, vaata, sa pead surema naise pärast, kelle sa enesele võtsid, sest ta on abielunaine. Abraham ei õppinud esimesest korrast. Nagu näha, siis Jumal näitab unenägusid, et rääkida tõde, kus Jumala rahvas võis valetada või keegi üksikisik. Ja siis on seal üks probleem, kus Abimeleki koda ei saanud lapsi. Nüüd tekib küsimus, kas see probleem oli juba pikemat aega või oli see just juhuslik, et just nüüd ei saanud. Seal võis olla vähe pikem periood, sest see sama asi ei saanud juhtuda ühe ööga. Selge on see, et nad lapsi ei saanud, aga miks nad ei saanud? Sellepärast, et üks usumees valetas. Ja Jumal teeb Abimelekile selgeks asja unes 7. salmis. Ja nüüd anna mehele naine tagasi, sest ta on prohvet ja ta paletab sinu pärast, et sa jääksid elama. Aga kui sa tagasi ei anna, siis tea, et sina ja kõik, kes sul on, peate surema. Ja 9. salmis ja 10. salm, siis Abimelek kutsus Abrahami ja ütles temale, mis sa meile tegid? Millega ma sinu vastu pattu tegin? Et sa tõid suure süü minu ja mu kuningriigi peale. Sa oled minuga teinud sündsusetuid tegusid. Ja Abimelek küsis Abrahamilt, mida sa mõtlesid selle asja tehes? Mida me mõtleme seda asja tehes, kui me räägime poolikut tõtt? Ja 12. salm ütleb, ja tema ongi tõepoolest mu õde, mu isa tütar, kuigi mitte mu ema tütar, seetõttu ta sai mu naiseks. Nii, ja nüüd tuleb see tõde lõpuks välja. Üle kivi ja kändudeks. Nii, aga igal juhul see, mis Abraham rääkis, oli poolik tõde. Tõde oli see, et ta oligi ta õde. Aga poolik tõde oli see, et ta oli ta naiseks võtnud.
Nii et Abraham rääkis ühest asjast, teine asi rääkimata. Kui ta oleks rääkinud mõlemast asjast, ei oleks saanud Vaarogoda nuhelda, ei oleks saanud ka Abimelek. Aidaku meid Jumal, et me ei teeks sellist kurja siinses maailmas selle pooliku tõega. Pooliku evangeeliumiga ei päästa me selles maailmas mitte kedagi. Ingemaanele plaksutab käsi selle peale, siis tema kasutas täpselt samamoodi poolikut tõde. Kui me loeme esimesest Moosesest, et kui sa sellest puust sööst, siis te mitte ei sure. Täis evangeeliumit tuleb kuulutada. Samamoodi võid sa edasi anda poolikut evangeeliumi ka oma pooliku usueluga. Selle tulemusel ei ole, mida? Järeltulevat sugu, sest järeltulevas soos võimendub see, mida me tegelikult oleme. Mõeldes oma laste peale, et see koht siin võiks oma eksistendis veel kesta, siis ega siin väga vähe on küll inimesi, aga aidaku meid Jumal, et see eksistents siin koguduses võiks veel kesta, et see ei peaks oma ukse ükskord sulgema. Ja see ongi mu põhisõnum, et ma loodan, et igas jutluses võiks olla see, et mida me tahame öelda, ongi see, et see lõppsõnum, et poolik tõde ei päästa meid siinses maailmas. Ja kedagi teist ka. Ainult täis evangeelium on see, mis ta on küll valus, aga toimib väga hästi. Olge õnnistatud. Tänan looja siin nüüd ma laul 327.
Kogudust palub tervitada meie õde Silvi Mikkelin, kelle praegune elupaik on Hiiumaal. On veel lisada tervitusi. Teated. Kolmapäeval kell 18.30 saame tulla piiblitundi ja nädala pärast kella 10 on jumalateenistus. Ja palve, kui võimalik või võimalikuks teha, siis on ikka hea, kui võtame tundidest osa ka kolmapäeval. See annab midagi, mida meie vajame. Usklike osadus ja eriti ka iga tõde, nagu me kuulsime, see ka mitme suu kaudu saab kinnitatud ja ka selgitatud. Nii et kasutame neid võimalusi. Nüüd, kellel on ohver kaasa võetud, saame selle ära anda. Kiitus ja tänu, Jeesus, et sina oled hea ja sinu heldus kestab igavesti, sinu ustavus põlvest põlve. Tänan, et sa oled siin meie keskel ja näed, kuidas me annetame. See annetus õnnista seda annetust meie koguduse majandusasjade katteks ja evangeeliumi tööks. Sinu võimsal nimel. Aamen. Mu Jeesus, mu päästja, nii auline on. 475.
Loeme kuningas Taaveti 4. laulust 2. salmist 1 salmi. Ühe lause. Kitsikuses andsid sa mulle avaruse. Kitsikusest avarusse. Kas on ükskõik, kuidas inimene elab? Kas Jeesuse järgimine esitab meile tarvilikke nõudmisi? Esitab. Ja nende nõuete järgimine annab inimesele väga palju. Kas usk piirab inimest milleski? Piirab küll. Usk piirab patustamist ja pidurdab laial hukatuse teel edasi minekut. Usk annab seevastu asemele palju rohkem, avardab inimese arusaamist üldse elust ja iseendast ja maailmast. Usk lisab vaimulikku rikkust ning viib teda edasi kitsal elluviival teel. Usk piirab inimese elu, et inimene saavutaks avarust. See tähendab, et piirangud on inimesele arenguks ja edu saavutamiseks vajalikud. Kitsikus. Mis on kitsikus? Seda võime seostada selliste väljenditega, kui meil on keegi vastane, kui oleme vaevatud, kui oleme ahastuses, oleme hädas, kui vaenlane meid ründab, kui meil on kitsas, kurbus valdab meid, kui on viletsust. Kitsikus on tuttav igale inimesele, kas teist kõrvalt nähes, aga küllap ka igal ühel enda juures on seda näinud ja kogenud. Milles kitsikused seisnevad? Loetleme mõned asjad. Näiteks, kui laps või juba nooruk ei pääse kooli, kuhu ta tahab astuda või edasi minna. Või ebaedu ametialal. Perekonnas on pingeid ja tülid. Naabritega on tüli. Majanduslik kitsikus, rahapuudus või on võlad tasuda, mis on üle jõu. Või elukoht, korter või maja või asula ei rahulda inimest. Haigus tuleb kallale. Ka invaliidiks võib inimene jääda. Õnnetused nagu tulekahju, veekahjustused, loodusõnnetused, siis vargused ja röövimised, ametiisikute ja teiste inimeste poolt ülekohtu kogemine või pettuse ohvriks langemine. Neid võimalusi, mis meile kitsikust ja ahistust toovad, neid me leiame päris palju. Aga enne, kui hakkame süüdlasi otsima, tasub mõelda ühele asjale. Mis asi see võiks olla? Süüdlaste leidmine on muidugi imekerge, aga enne, kui me hakkame nendele mõtlema ja neid nimetama, millele võiks siiski enne mõelda? Mis on ka piibli tõde? Jumal teab, mis sinuga juhtub, mis minuga juhtub, mis Eestiga juhtub. Jumal seda näeb ja teab. Kitsikus on Jumala lubatud. Kui Jumal ei luba, teda ei tule. Kui Jumal lubab, siis ta tuleb. Aga kitsikus võib olla ka Jumala saadetud. Piibel kõike seda räägib. Kust tulevad kitsikused? Nagu ütlesime, Jumalast lubatud või Jumala poolt põhjustatud. 2. Moosese 11.10 loeme, Mooses ja Aaron tegid kõik need tunnustähed Vaarao ees, aga Jehova paadutas Vaarao südame ja too ei lasknud Iisraeli lapsi oma maalt ära minna. Iisrael ei saanud Egiptusest vabaks. Ja siiski lõpuks imekombel ta vabanes sealt ja siis loeme alustatud teekonda vabarahvana. 5. Moosese 8.2.
tuleta meelde kogu teekonda, mida Jehova su Jumal sind on lasknud käia. Need 40 aastat kõrbes, et sind alandada, et sind kiusata, et teada saada, mis on su südames. Kas sa pead tema käske või mitte? Need asjad on, ütleme, nagu eksamid meie elus. Rahvas pidi käima Jumala teed, aga kui ta ei teinud seda, siis loeme, mis siis juhtub. 1. Kuningate 9:9. Sellepärast, et nad jätsid maha Jehova oma Jumala, kes nende vanemad ära tõi Egiptuse maalt ja haarasid teiste jumalate järele ning kummardasid ja teenisid neid. Sellepärast on Jehova lasknud nende peale tulla kogu selle õnnetuse. Kui Iisrael või Jumala rahvas taganeb Jumalast ega pea tema seadusi, siis Jumal lubas Iisraelile hävingut ja see häving ka tuli. Jumal peab oma sõna nii õnnistuseks kui ka õnnetuseks. Me tunneme ütlust, omad vitsad peksavad. See on nii väga piltlik väljend. Paljudes oma hädades võime süüdi olla ise. Oleme olnud sõnakuulmatud, hooletud, ülemeelsed, ülbed, ahned, õelad teiste inimeste suhtes ja sel korral õnnetus lausa hüüab tulles, sest siin toimuvad seaduspärasused. Jumala seadused toimuvad iga inimese elus, mõtleb ta sellele või mitte. Arvestame sellega, et Jumal paneb suurelistele vastu, aga alandlikele ta annab armu, Jaakobuse 4:6. Nii et Jumal võib meile lubada kitsikusi ja neid ka tuua, mis on meile õnnistuseks tegelikult. Aga kitsikus võib olla inimese vaba valik. Mitte siis otse kõik õnnetused, aga enese piiramine. Nii et õigem on öelda siis antud kohas enese piiramine. See on vabatahtlik valik. 1. Korintus 9:25 apostel kirjutab, iga võidujooksja on kasin kõigis asjus. Nemad küll selleks, et saavutada kaduvat pärga, aga meie, et saavutada kadumatut pärga. Kasinus ja enesekontroll on kindla eesmärgiga saavutada edu, saavutada kadumatut või närtsimatut pärga. Need oleneb, mis me oleme eesmärgiks seadnud. Nii et inimene võib endale ise valida piirangud. Kitsa tee valimine. Siin tuleme Jeesuse mäetus juurde. Piirangute valimine, elu kontsentreerimine kõige tähtsamale ja kõrgemale eesmärgile. Kõrgemat eesmärki ei ole väljaspool kristlust. Mujal võib olla kõrged eesmärki, aga mitte piisavalt kõrged. Matteuse 7:13 ja 14 ütleb Jeesus, minge sisse kitsast väravast, sest avar on värav ja lai on tee, mis viib hukatusse ja palju on neid, kes sealt sisse lähevad. Ja kitsas on värav ja ahtake on tee, mis viib ellu ja pisut on neid, kes selle leiavad. Kitsas värav tähendab inimese otsustavat valikut, kus tema elust jäävad maha vana ja rikutud loomus oma viisidega. Ahtake tee on piiritletud Jumala seadustega ja seetõttu sellel teel on suur eelis, sest need Jumala seadused on pühad, need on head, need on vajalikud ning ahtake tee on elutee ja viibki inimese igavesse ellu. Nimetame veel mõned piirangute eelised. Treeningud, ranged piirangud viivad sportlase edule ja kõrgele pjedestaalile. Aga seevastu palju lubav elustiil jätab inimese kõrvalvaatajaks. Sama on ka loomealal, loomingus, teaduses, avastusretkedel. Inimesel tuleb kontsentreeruda,
kõrgele eesmärgile ja siis ta saavutab selle. Piirangud on vajalikud ka suhtlemises teistega ja eluviisides ja see on eelduseks õnnelikuks perekonnaeluks. Seevastu vabad ja laiad elukombed kahjustavad inimeste ennast ja tema perekonda. Ajakasutuse ja energia koondamine kitsastesse raamidesse aitab keskenduda eesmärgile ja sinna ka pärale jõuda. Aga laialivalguv päevaplaan või selle puudumine üldse ning tegevusalade paljusus jätab inimese pealiskaudseks ega vii ühelegi suurele saavutusele. Üks sportlane, keda võib-olla mõni teab, ma ütlen ta nime pärast, ma olen kunagi seda ka siin rääkinud temast. Ta oli 10-kordne maailmameister ja 3-kordne olümpiavõitja. No kui me räägime, et mõni meie sportlane on pääsenud esikümnesisse, siis on ka hea meel ja püüame teda tunnustada. Aga siin on 10-kordne maailmameister, 3-kordne olümpiavõitja. Ja tema käest küsiti nõnda, kas tippsport tema särast hoolimata on teie elu ka vaesemaks teinud? Ja mida see sportlane vastas? Elu spordiga või ilma spordita. Säärast küsimust pole mul kunagi tekkinud. Tõsi, sport röövib inimeselt palju. Aja, sõbrad, mõnikord armastuse ja tervise. Kuid vastu annab säärast rõõmu, millest piisab aastateks. No tõenäoliselt me ei tule selle peale, kes see võis olla, kes just otse ei mäleta, mida ma olen varem nimetanud. See sportlane oli Irina Rodnina ja tema võistles jäätantsu paarissõidus. 10 korda maailmameistriks, 3 korda olümpiakuld. Kui juba see rõõm, mis siiski möödub aastatega, pakub niivõrd palju, et sellised ohvreid tuua, mis siis veel jäädav taevalik rõõm võib meile pakkuda, mis iialgi ei kahane, vaid vastupidi kasvab. Ja nüüd Iisrael, Jumala rahvas, kes lahkus kultuurihällist ja arenenud ühiskonnast. Jumal viis ta sealt välja, sest nende positsioon oli madal. Nad olid orjaseisuses. Ja Jumal viis neid läbi kõrbealade kitsaste võimaluste. Aastakümned läksid. Rahvas elas tänu Jumala imedele. Ja nende tee sihiks oli üks ainus siht. Mitte ekskursioon, mitte tutvuda naaberrahvastega, kes seal elasid, mitte loodusvaatlusi teha, vaid nendel oli üks ainus siht. Jumalast tõotatud maa. Ja sinna nende järglased ka jõudsid. Nii et kitsikusest me rääkisime. Aga nüüd tuleme avaruse juurde. Jumal annab avaruse. Jumala käes on see anda, mitte kellelgi teisel. See on nüüd kitsikuse vastand. Sina, kes mind oled lastud näha palju kitsikusi ja õnnetusi, teed mind jälle elavaks ja tõmbad mind jälle üles maa sügavustest. Laul 71:20. Tema ei lasknud ühtki inimest neile liiga teha ja ta nuhtles nende pärast kuningaid. Laul 105:14. Jumal tegutseb mitte ühetaoliselt, vaid valikuliselt. Me võime öelda küll, et Jumal armastab ja suhtub kõigist ühtemoodi. Piibel seda ei kinnita. Jumal suhtub inimestesse ja rahvastesse valikuliselt. Ja see valik sõltub, kuidas Jumal kohtleb meid, sõltub sellest, mis on Jumala eesmärk. Seda inimest või tööriista ta kasvatab põhjalikumalt, keda ta tahab rohkem kasutada. Ja tema läbib palju vaevasid ja ka otse kui kitsikust ja ilma jäämist ja teiste pealt vaatamist. Üks Eesti daam 30 aastat tagasi lugesin lehest,
Ta oli noor inimene, hästi õppinud ja ta ütles enda kohta nõnda, ma olin kui noor vana inimene teiste keskel, kui noor vana inimene. Ta oli väga edukas ja ta oli väga kõrgel ametikohal Rootsis. Hiljem tuli ta Eestisse tagasi. Nii et me võime olla noorelt ostega vana inimesed ja see on õnnistuseks, sest vanadelt on ju õppida midagi, mitte noortelt oma kaaslastelt, nendelt ka aga vähem. Vanadelt on väga-väga palju õppida. Nii et oleneb Jumala eesmärgist kellegi suhtes. Nii ta ka siis meid koolitab. Ja milline on ühe inimese või rahva vaimulik ja moraalne olukord? Sellest sõltub, kuidas Jumal meid kohtleb. Aamose 4.7 ütleb nõnda, ma lasksin sadada ühele linnale, aga teisele linnale ma ei lasknud sadada. Üks põld sai vihma, aga teine põld, millele vihma ei tulnud, kuivas ära. Jumal valib, kuhu ta annab vihma, kuhu ta annab päikest. Kehtib täiesti külvi ja lõikuse seadus. Galaatia 6, salm 7, teine pool ja 8. Mis inimene külvab, seda ta ka lõikab, sest kes külvab oma lihale, see lõikab lihast kadu. Aga kes külvab vaimule, see lõikab vaimust igavest elu. Mõtleme sellele, kas meie elu kannab igavese elu vilja ja kas me lõikame sellist vilja, mis püsib. Või lõikame oma elust kadu ja see on paraku päris paljude osa. Jumal arvestab kitsikuse või avaruse andmisel, nagu nimetasime, inimese moraalset ja vaimulikku olukorda. Need on põhikriteeriumid, mille järgi Jumal otsustab. Kas oleme sõnakuulelikud või ei ole? Kas elame usklikule kohase eluviisi järgi ja kas meil on selline vaimulik elu, mida Jumal meile ootab. Ja kui eespool siin me kuulsime, et tõde võib olla valus, aga see on valus ainult sellele, mis peabki hukkuma, mis peabki närtsima, mis päribki kaduvus ainult. Aga evangeelium on väga julgustav tõde. Tulge sellest hukatusest ja kaduvusest välja ellu ja puhtusesse. Kitsikusest avarusse jõudmiseks tasub loota Jumalale ja palvetada selle pärast. Sa ei andnud mind vaenlaste kätte, vaid sa asetasid mu jalad avarasse kohta. Laul 31.9. Ma olen näinud, et kõige täiuslikumal asjal on lõpp, kuid sinu käsk on väga avar. Laul 119.96. Apostel kirjutab, see on 2. Korintuse 1, salmid 8-11 algus. Sest ma ei taha, vennad, et teil oleks teadmata, missuguses viletsuses me olime Aasias, kuidas meid ülemäära vaevati üle meie jõu, nõnda, et me isegi olime kahe vahel oma elu pärast. Ja me olime enestega arvates surma mõistetud, et me ei loodaks eneste peale, vaid Jumala peale, kes surnud üles äratab. Tema päästis meid nii suurest surmast ja päästab veelgi. Tema peale me loodame, et tema ka edaspidi päästab, kui ühtlasi ka teie appi tulete palves meie eest. Meie Jeesus Kristus, kas tema käis sellise juhtnööri järgi, nagu ta kutsus oma järgijaid? Kitsas tee. Kas Jeesus käis sellist teed? Kas Jeesuse elus olid piirangud? Väga ranged piirangud. Ta ei teinud isegi enda tahtmist. Ja mida ta rääkis, see kõik oli antud temale ülevalt. Kas tema kannatas? Selle tee pärast palju kannatas. Kas ta sai peksta? Sai peksta. Sai ta halvaks pandud rahva ülemate poolt? Sai halvaks pandud. Kas teda hukati? Hukati. Hukati tõe pärast, hukati hea tegemise pärast, hukati meie huvides. Keegi naine veedab suvepuhkust Šveitsis. Ta jalutab seal mägedes ja satub ühe lambaaediku juurde. Ja ta näeb seal, mis seal teisel pool aed on ja vaatab üsna huviga
ja seal on üks lammas maas ja lammas kaeblikult määgib. Ja on näha, et lamba jalg on murtud. Ja ta on väga haige. Ja naine siis kaastundlikult küsib karjase käest, kuidas see juhtus. Ja karjane vastab, mina tegin. Ja naine muutub veelgi kaastundlikumaks, kuna ta arvab, et see võis õnnetus olla, miks lamba jalg on murtud. Ei, lausub karjane, see on tehtud kindla eesmärgiga. See oli ainus võimalus. Edaspidi hakkab see lammas minu järel käima, kui olen tema eest hoolitsenud ja ta paraneb. Kui ma siis teda kutsun, tuleb ta alati minu juurde. Varem sedasi ei olnud. Alati ta hulkus ringi ohtlikes kohtades ja ma ei saanud tema eest hoolitseda koos ülejäänud lammastega. Ta ei tulnud isegi mu kutse peale. Ta oleks kindla peale hukka saanud, kui ma poleks seda teinud. Ja mõnikord meie oleme ka vaesed inimlambad, käime ikka oma teid, eksime ohtlikele radadele, kuni hea karjane Jeesus ise peab meile kurbust ja valu saatma, et me lõpuks kuuleksime tema häält ja järgneksime temale. Ma usun, see on paljude kogemus. Kitsikusest avarusse. Meie see salm oli, kitsikuses andsid sa mulle avaruse. Rääkisime kitsikusest ja ka kust nad tulevad. Nad on Jumalast lubatud, aga ka Jumala antud osa. Kitsikus ja piirang võib olla inimese enda valik ja need piirangud omavad väga suuri eeliseid, aitavad meid jõuda Jumalast seatud kõrgeimale eesmärgile. Jumal on see, kes annab avaruse. See on tema käes anda. Kitsikusest avarusse jõudmiseks tasubki loota Jumalale ja palvetada selle pärast. Me laulame Mina usun 441 ja selle järel on emmal meile üks huvitav sõnum, mille me kuuleme ja siis pärast ka palume.
tere! See on huvitav, see on mu lemmiklaul ka, nii et see on väga tore. Aga mul siis paluti natukene jagada oma tulevikuplaanidest või teedest, sest et mul seisab paar siis muudatust ees. Ja mu küll kõnes ei ole väga hea, aga ma siiski üritan siis endast parima anda ja rääkida seda, mis Jumal on minusse pannud. Aga ma olen siis nimelt üpris kaua tegelenud juba kergejõustikuga. See aasta on siis käimas 12. aasta, kui ma seda sporti teen. Ja nimelt ma siis teen 7 võistlust ehk siis palju erinevaid alasid. Ja nii nagu minu elus või tavalises elus on ka spordis nii häid kui ka kehvemaid päevi ja aegu. Ning minultki tihti küsitakse siis, et kuidas ma ikka jaksan sporti teha ja miks ma seda teen. Ja ma üritasin ennast kuidagi suurustada, aga lihtsalt need küsimused tekivad. Ja nii need panevad ka mind ennast mõtlema, et miks ma siis seda sporti teen ja miks ma selle valinud olen. Aga eriti just tekivad need küsimused siis peale ebaõnnestunud võistlusi, kui sa oled teinud mitmeid nädalaid ja kuid rasket trenni ja siis sa ikka ebaõnnestud, et miks ma siis seda teen. Kuid nii on ka tavaelus, et meil tekivad need rasked olukorrad ja me vaatame ka teiste inimeste ümber meie, kes on inimesed, kes võib-olla ei käi iga pühapäev kirikus, ei loe piiblit ja neil ikka läheb nagu nii hästi ja kõik tuleb nii kergelt ja siis me mõtleme, et me saaks ka ju palju lihtsamini elus läbi lüüa. Ja nii me võime ka Jumalalt küsida, et miks siis me peame nende raskustega võitlema, näiteks olgu siis selleks mõni haigus või muu raske olukord meie elus. Et saaks ju palju kergemini elus läbi lüüa. Aga nii nagu ka trennis mu treener ei käsi mul trennis käia, nii ei käsi ka Jumal meil kirikus käia. Ja see on tegelikult võimalus, mis on meile antud. Ja muidugi oleks kerge käega lüüa ja mitte trenni minna peale neid ebaõnnestumisi ja samamoodi on kergem iga pühapäeva hommik kauem magada, mitte kirikus käia. Kuid kuhu see meid lõpuks ikkagi niimoodi siis viiks. Ja ma lähen ikka peale ebaõnnestunud võistlusi, trenni, sest et ma tunnen, et Jumalal on suurem plaan ka minuga, nii nagu ka mu treener, sa pead lihtsalt olema kannatlik ja usaldama, et sellel on suurem väljund lõpuks. Ja nii on ka meie vaimulikus elus, et kui meil on need tagasilöögid ja raskused, kui me kahtleme Jumala olemasolus, et miks me peame nendes rasketes situatsioonides olema ja palume, et Jumal palun muuda, et ma ju teen endast kõik, aga see võiks hoopis mõelda teise nurga alt, et Jumal panebki meid nendesse raskustesse, nendesse olukordadesse, et need muudaksid meid. Ja nii on ka trennides, et need raskused tulevadki, sest et siis, kui sa lõpuks õnnestud, sa suudad seda palju rohkem nagu tänulikustada või sa ei võta seda nii iseenesest mõistetavana, sa tunned, et sa oled näinud palju vaeva ja see teebki võib-olla palju rohkem rõõmsamaks. Ja nii nagu ma peangi siis trennis õppima olema kannatlik, nii peamegi ma olema vaimulikus elus kannatlikud. Sest Jumal tegelikult tahab meid igat ühte väga õnnistada. Ja peale suuri ebaõnnestumisi ongi aeg suurtele õnnestumistele ja õnnistustele, millega Jumal meid õnnistab. Ja isegi kui mul on need rasked võistlused ja on need ebaõnnestumised ja kui korraga tuleb see õnnestunud võistlus, kuid peale seda tuleb jälle halb võistlus, siis ma siiski ei kaota oma lootust ja motivatsiooni, sest et ma tean, et ma olen tänulik sellest, mida Jumal on juba mulle andnud ja ma tunnen, et see plaan on palju suurem tal. Ja see teekond ei ole lõppenud ja see on miski, mida Jumal on mulle tõesti andnud ja ma tunnen, et ma saan sellega talle justkui tänu tuua. Ja kui minult siis jälle küsitakse, et miks ma seda sporti teen ja kuidas ma jaksan nendes trennides käia, siis üks asi, mis see mulle annabki, ongi see, et ma õpin olema kannatlik
nii füüsiliselt kõik ei tule kergelt kui ka vaimselt sa pead olema väga kannatlik. Sest Jumal on võimeline muutma kurbuse rõõmuks, valu tänuks ja kaotuse võiduks. Ja nii on mu kannatlikkus andnud mulle ka ühe võimaluse minna nüüd õppima 4 aastaks Ameerikasse ülikooli, täpsemalt USA Pacific Universitysse, mis on siis kristliku taustaga ülikool. Ja sinna ma saingi siis just tänu oma sportlike saavutuste põhjal, sain siis stipendiumi. Nii et kui mind siin vahepeal tihti ei ole näha võistluste tõttu, siis nüüd ei pruugi mind siin mitu kuud näha. Ja see ei ole sellepärast, et ma oleks oma usu kaotanud, vaid sellepärast, et ma lähen Jumala plaane, mulle loodud plaane siis avastama Ameerikasse. Ja seal siis järgnevad kuud hakkan ülikoolis õppima. Ja teen ka siis kergejõustikut edasi. Ja siiski ma olen siiralt tänulik, et mul on alati koht, kuhu tagasi tulla ja kus mind oodatakse. Ja siia kirikusse kuulub ka. Jah, vabandust. Et see kogudus on mulle väga kallis. Ja ma olen väga tänulik. Ja ma tahaks lugeda lõpetuseks oma lemmikkirjakoha. Sest ma ei leidnud siit oma lemmikkohta. Sest et minu arust terve see kirjakoht on väga suure mõttega. Nii et ma tahaks lugeda siis psalmi 91. Kes kõige kõrgema kaitse all elab ja alati kõige väelise varju all viibib, see ütleb Issandale. Sina oled mu varjupaik ja mu kindel mäelinnus. Mu Jumal, kelle peale ma loodan, sest tema kisub su välja linnupüüdja paelust hukkava katku käest. Oma tiiva sulgedega kaitsete sind ja tema tiibade all sa leiad varju. Tema tõde on kilp ja kaitsevall. Ei saa siis karda ööhirmu ega noolt, mis päeval lendab. Ei katku, mis rändab pilkeses pimeduses ega tõbe, mis laastab lõunajal. Langegu 1000 su kõrvalt ja 10 000 su paremalt poolt. Sinu külge see ei puutu. Aga sa vaatad oma silmaga ja näed, kuidas kätte makstakse õelatele, sest sina, Issand, oled mu varjupaik. Kõige kõrgema oled sina mu hing, võtnud oma eluasemeks. Ei taba õnnetus sind ega lähene häda su telgile, sest tema annab oma inglitele sinu pärast käsu sind hoida kõigil su teedel. Kätel nad kannavad sind, et sa oma jalga ei lööks vastu kivi. Sa astud üle lõvide ja rästikute, noored lõvid, lohed sa lömastad. Et ta minusse on kiindunud, siis ma päästan tema, ma ülendan tema, sest ta tunneb minu nime. Ta hüüab mind appi ja ma vastan temale. Mina olen ta juures, kui ta on kitsikuses. Ma vabastan tema ning teen ta auliseks. Pika ajaga ma täidan tema ja annan temale näha oma päästet. Amen. Ja kui on võimalik, siis seal koguduses, kus sa käima hakkad, anna meie tervitused edasi, kui see võimalus on olemas. Ja. Tõuseme ja palvetame. Ja meie Issand Jeesus, me oleme tänulikud sinule. Sinu haavade tõttu on meil üldse elu, pattude andestus ja võimalik ise saada uueks inimeseks. Sina oled kutsunud meid välja pimedusest, kutsunud läbi kitsa värava ahtakesele teele, mis viib ellu. Ja Issand, sina tead meie teekondasid, et see siin maailmas on sageli üsna üksildane, kitsaks jäänud teiste jaoks, aga teiste tee viib hukatusse. Ja Issand, me palume sinu juhatust, meie ei näe aastakümneid ette oma elus ja päevigi, sina tead, kuidas meid juhtida, kus meid tiivustada tagant või kus meie teed kinni panna ja kus me ka nõutuna peame seisma ja ka valu ja kurbust tundma. Sündigu kõik sinu meele järgi ja meie õnnistuse kasuks, nagu sa seda kõik oledki mõelnud. Ja palume õnnista emad
need ajad, mis ta võib olla seal kaugemal. Õnnista, et ta leiaks omale häid sõpru ja võiks ise olla heaks sõbraks puhta eluga ja aruka arusaamisega ja sinu teede tundmisega. Ja hoia ka kõigest õnnetusest ja kurjusest ja näiliselt kõige võimaluste maa, aga see on sageli ka kõigele kõverusele ja mustusele avatud maa. Ja kaitse ka meid siin, meil igalühel on omad olukorrad. Ja õnnista ka siin Heigot ja Kristat ja nende poegasid ja luba, et selleks ka kaunis ühendus nende vahel ja kõik ka sinu koda oleks ka väga kallis meile kõikidele, nagu Emma võis öelda. Täname, issand, et sa kuuled meid. Aamen. Võime jääda seisma ja laulame 466. Jeesus alati meid kannab. Issanda Jeesuse Kristuse arm, Jumala Isa armastus ja Püha Vaimu osadus olgu meie kõikidega. Aamen.